Eestis on tavakoolidele lisaks ka väga palju erikoole, kus õpetatakse erivajadustega lapsi. Üks nendest koolidest on Tartu Hiie kool. Aastakümneid on selles koolis õpetatud kõne- ja kuulmispuudega lapsi. See on raske ja vaevanõudev töö, eriti veel, kui Hiie koolis õpetatakse kõik lapsed rääkima. Viimastel aastatel on aga Hiie kooli tulnud ka väga palju kurte õpilasi. Võta peegel, vaata. Kui sa Tartusse kooli läksid, kas sa siis juba rääkisid? Ma arvan, vist ei rääkinud. Hiljem. Kas sulle meeldis Tartu koolis? Ma arvan, et meeldis küll. Mis sulle meeldis? Et sain rääkida. Hääl. Oo. Tubli. Kas sa nüüd viipeid kasutad ka? Kasutan Kellega? oma kurtidega või lastega. Miks sa lastega viipled? Meeldib viibelda. Et lastele kõnele lisaks selgitusi anda, kasutatakse Hiie koolis sõrmendamist, mis tähendab igale häälikule sõrmedega märgi lisamist. Sõrmendamine sobib hästi sõnade õppimise juurde. Lausete puhul on see juba natuke liiga aeglane meetod. Tubli. Tüdruk on toas. Tubli. Mis on olnud teie emakeel? Viipekeel. Aga kui te kooli läksite, mis keeles te pidite siis õppima hakkama? Eesti keeles. Kui palju te seda oskasite? Ma ei mäleta enam täpselt. Ma olin nii väike, ma ei mäleta, kui palju ma oskasin. Kas oli kerge või raske Porkunis rääkimist õppida? Ma olin väike, ma seda eriti ei mäleta. Ma mäletan seda aega, kui ma olin suurem ja ma lugesin juba ja õpetaja seletas mulle sellest, millest ma aru ei saanud. Kas te viiplesite ka vahepeal? Tunni ajal me ei viibelnud. Kui õpetaja rääkis või kirjutas, siis me omavahel vestlesime. Aga nii kui õpetaja vaatas, siis me olime ainult suult suule. Kas viiplemine oli keelatud? Tunni ajal oli keelatud. Kas te õppisite hästi rääkima? Jah, ma arvan, et see asi läks paremaks. Õppisime palju sõnu pähe. Tubli. Pane keel alla. Elina, jõuga. Jah. Kuidas sa hindad oma kõnet? Kas sa räägid hästi? Ma ei usu, et räägin hästi. Kas inimesed saavad sinust aru? Saavad küll. Kas sa räägid julgelt? Kindlasti räägin julge. Nii. Ra. Ra. Tubli. Veel. Nii. Siia pinkule, niimoodi. Pane käed siia. Nii. Oota, palun, Aleksander, oota. Tubli oled.
mis tund meil tuleb? Mis tund meil praegu tuleb? Tööõpetus. Mida me hakkame tegema? Mis meil pooleli on? Aga mis see on? Mis see on? See täheke, see muster on minu oma. See täheke on minu oma. See täheke on minu oma. Mul ei ole nõela. Mul ei ole lõnga. Mul ei ole kärre. Kelle töö see on? See too on mälu oma. Mis koolis te käisite pärast seda kooli? Tartu õhtukeskkoolis. Kuidas te lõpetasite? Halvasti. Halvasti? Mis oli kõige raskem? Ei ole raske. Mis oli raske? Ajalugu? Eesti keel oli raske. Eesti keel oli raske? Eesti keel oli raske. Aga füüsika? Ei ole. Ei olnud raske? Keemia oli ka raske. Keemia oli ka raske. Kas sellepärast, et oli raske tekst? On küll. Sellepärast? Nii, vaata minu suule ja loe minu suult. Miks sa nutad, Jaanika? Ma ei nuta. Jaanika. Vasta, miks sa nutad? Ma ei nuta. Miks sa naerad? Ma ei naera. Miks klassis on pime? Siis lampib üle. Kas klassis on pime? Klassis ei ole pime. Nii. Miks Siimul on müts peas? Sinul ei ole müts peas. Mütsi peas. Edgar, loe minu suult, jah. Miks sa pesed oma käsi? Mina ei pesin. Pese. Pesen. Pese. Käsi. Käsi. Nii, ütle uuesti. Mina ei ole. Ei. Pese. Käsi. Mitut keelt te oskate? 2. Eesti ja soome. Kas te viipekeelt ka oskate? Ja viipekeel. Kellega te viiplete? Oma perega. Üldse ei räägi? Räägime ka. Kas nemad on ka siin koolis käinud? Ja noorem õde on meil praegu siin koolis. Kas soome keelt oli raske õppida? Algul ma mõtlesin, et oli raske, aga ei ole. Nüüd oskate hästi? Ja. Kus te nüüd õpite? Nüüd ma õpin see kaugõppe erikoolis. Kuidas läheb? Hästi. Mis hinded on? Hinded on 5 ja 4. Kuhu te edasi kavatsete minna? Ei oska öelda. Ülikooli ei taha? Ma ei tea. Kui on võimalus, siis ma võib-olla lähen, ma ei tea. Kas teie eesti keel on selline, et te võiksite õppida ülikoolis? Ma võiksin. Saaksite hakkama? Saan. Ma ütlesin, ei tohi eputada. Mis on eputama? Ei tea. Mõni inimene on tõsine. Kes on tõsine? Teine on lõbus. Kui on liiga lõbus,
tegeleb muude asjadega ja näitab ennast. Näitab ennast. See on eputab. Kas sa said aru, mis on eputama? Jaa. Kas sa Viibet tead? Küsi ema käest. Kas sina said aru või mõtled veel? Sain aru. Said aru? Kas sina eputad tunnis? Ei tea. Sa ei saanud aru. Sa ei taha aru saada. Kas teie teate, mis tähendab eputama? Eputama. Raum kannab prillile. Vasta. Raum kannab prillile. Sest raum ei näe kaugele. Võib ütelda Kaugele. No miks on Raulil prillid? Raum ei näe kaugel. Kaugele. Kas Raul näeb hästi või halvasti? Halvasti. Miks Jaanika kannab aparaati? Loe sõna lõpuvasti. Aparaate. Jah. Jaanika kannab aparaate, sest Tugev. Aparaate. Sest Jaanika ei kuule hästi. Klassis on valge, sest lamp põleb. Kas üks või palju? Lampid põlevad. Mitut keelt teie oskate? Viipekeelt, eesti keelt, vene keelt ja saksa keelt ka saan pisut aru ja ka inglise keelest. Mis järjekorras te need keeled olete õppinud? Kõige esimene on eesti keel. Ja järgmine on nähtavasti minu jaoks viipekeel, sest mul on vanemad kurdid. Kui te nüüd lapsi õpetate, kas te kasutate ka viipekeelt? Jah, kindlasti kohe. Tähendab, algklassides ma leian, on see abivahendina väga vajalik asi. Sellepärast, et siis algklassides hakkab see põhiline sõnavara meil arenema ja et seda baasi anda, on oluline, et sa tegelikult ka viipekeeles suudaksid ka lapsest aru saada. Kui sa saad temast aru, siis sa saad samas ka nõuda temalt seda sõnalist lauset. Sest kui ma saan aru, mida ta viipekeeles ütleb, siis ma saan samas talle anda ka need samad sõnad. Tekib selline ahaa-efekt lapse puhul, et ohoo, et selle saab ju sõnaga öelda, mitte ainult viipega. Kuidas teile tundub, kui palju lapsed tahavad viibelda ja kui palju nad on nõus seda rasket rääkimist õppima? No konkreetselt minu lapsed tahavad küll tõesti väga palju viibelda, aga kuna me oleme kõnekool ja kuna suund on ikkagi sellele, et laps saaks ikkagi edaspidi ise elus hakkama ja et ta saaks aru, mis talle räägitakse, siis me oleme ikkagi seda teed läinud, et mina nõuan neilt kindlasti endale vastu rääkimist. Kas arvate, et kõik kurdid õpivad selgeks hea eesti keele? Ei, ma ei arva seda, aga potentsiaal on kindlasti kõigil olemas. Oleneb lapsest. Millal te nagu käed üles tõstate ja alla annate, kui te märkate, et ikka see kõne ei tule? Ma arvan, et ma ei tee seda kunagi. Sellepärast, et mingil määral on ta ikkagi võimeline õppima, iga laps. No aga kui ta räägib seda või artikuleerib niimoodi, et mina kuuljana mitte midagi aru ei saa. Kas sellel on mõtet? Ma arvan, et igal asjal on mõtet, kui talt nõuda ikkagi selget kõnet. Aga kui ma ei saa aru, kui ta ei õpi sellist kõnet selgeks, et mina aru saaksin, siis ta ei saa ju minuga rääkida. Minu töö eesmärk on see, et ta saaks ikkagi teistest inimestest aru. Võimalikult palju. Ta võiks siis kasutada kirjalikku kõnet, kui ta teise inimesega suhtleb. Tähendab, et samal ajal, kui te õpetate rääkima, õpetate ka suurt lugema. Jah, kindlasti kohe. Nii et suurt lugemise õpetate te kindlalt selgeks. Ja see on minu meelest veel kõige olulisem, et saada igapäevases elus hakkama. Tüdrukud, kellest me täna räägime?
Annest ja Pillest. loe esimene lause, Kristiina. Me räägime Annest ja Pillest. Loe esimene lause. Anne ja Pille on head sõbrannad. Kes on Anne ja Pille? See on tüdrukud. Ja veel. Kes nad veel on? Nad on... Kasvataja. Ei, Anne ja Pille, kes nad on? Sõbrannad. Vot, seda ma tahtsingi. Loe teine lause, Kristel. Tüdrukud otsustavad minna rulluiskudega sõitma. Nii, otsustavad. Otsustavad. Tubli. Anne ütleb, ma käin oma toas ära ja panen dressid. Mis juhtus lausega? Ta katkestas jutu. Õige. Mida tähendab lõikab jutulõnga läbi? Katkestada. Katkestab jutu. Kelle jutu ta katkestas? Kasvataja. Oot. Kasvataja katkestas, aga kelle jutu? Pille jutu. Aga kes rääkis enne? Anne. Tubli, Anne rääkis. Pille hühmab. Miks jälle mina? Loe edasi. Kas alati peame teie pilli järgi tantsima? Selgita, mida tähendab ühmab. Ütlema. Ütleb, jah. Ja mida ta ütles? Ta ütles, miks jälle mina? Ja veel? Kas alati peame teie pilli järgi tantsima? Kas hakkame tantsima? Hakkame tantsima. Ei ole nii. Kuidas on siis? Kuidas on õige? Ei tantsi. Mida sina, Kairit, arvad? Mina arvan, et tüdrukud ütlevad, et tema peab õpetaja järgi tegema, mida õpetaja tahab. Kasvataja tahtmise järgi tegema, kasvataja soovi järgi tegema. Kasvataja on jahmunud. Mida tähendab jahmunud? Jahmunud. Õige, aga minul tuli praegu meelde, et mina ütleksin nüüd veel edasi. Kasvatajal kukub süda saapa säärde ja ei hüppa Annele peale. Mis see tähendab? Kas süda tuleb välja ja hüppab saapa säärde? See on piltlik väljend. Piltlik väljend. No mida see võib tähendada? Kukub kokku. Kukub kokku. Nii et kasvataja ehmub ja kukub põrandale maha. Arvad nii? Nii, see on sama väljend sobib, et on ehmunud, jahmunud. Mis keeles sa oma õega räägid? Eesti keeles. Kas sa viipekeeles ei räägi? Räägin küll. Millal sa räägid viipekeeles? Kodus. Iga päev. Aga sa ütlesid, et te linnas ka räägite viipekeeles. Miks? Inimesed vaatavad, ma räägin halvasti, väga päbi. Ja siis inimesed ei saa aru ka, kui teie omavahel räägite. Kas sa arvad, et sa räägid halvasti? Miks sa nii arvad? Mina arvan. Aga kuidas sa poes hakkama saad? Saan hakkama. Kas keegi on sulle kunagi öelnud ka, et ei saa sinust aru? Ei ole. No siis ei ole võib-olla põhjust arvata, et sa halvasti räägid. Kui sa nüüd kooli ära lõpetad, kuhu sa edasi lähed õppima? Nagunii lähen keskkooli ja keskharidus saada. Jah. Kas sa siit mingit ametit ka õpid praegu? Ei õpi mingit tööd? Tulevikus või? Praegu? Praegu ei õpi. Aga mis tööd sa tulevikus tahad teha? Ma ei oska öelda. No midagi ei ole mõelnud või? Võib-olla juhtjuuriks või... Aga arstiks ei taha? Arstid mulle ei sobi. Miks ei sobi? Ma näen verd hakkab paha. Aga õpetajaks siis? Õpetajana väga palju tööd. Ja juuksirale natuke vähem.
aga kui sa oskad ju eesti keelt ja viipekeelt, siis sinust võiks hea õpetaja tulla siiasamma kooli. aga siin koolis ei lubata viipekeelt. Üldse ei lubata? Aga vahetunni ajal te ikka vahest viiplete? jah, tala ikka. Sa arvad kindlalt, et su eesti keel on halb? Kas sa raamatuid loed? jah. Saad sa kõik aru? jah. No aga siis ei ole sul halb eesti keel? Võib-olla ei ole, ma ei tea. Mina arvan, et on. Ütle mulle, kes on puupea? Puupea. Mis mõtled, kes? Ma küsin, kes on puupea? Loll. Tallinna Kurtide kooli lasteaias alustatakse rasket õppimise tööd viipekeeles, mis ongi paljudele lastele nende emakeeleks. Nii lasteaias kui ka koolis on osa õpetajatest kurdid. Kuuljad õpetajad oskavad kõik ka viipekeelt. Kas see oli õige, et teie kurdina pidite ainult rääkimist õppima ja ei võinud selgitusi saada oma emakeeles, viipekeeles? Ma arvan, et see ei ole õige. On vaja viipekeelt kõrvale, on vaja. Milleks? Sellepärast, et praegu ma töötan siin ja ma võrdlen. Ja ma saan aru, et praegune õpetusmeetod on parem ja mõistus ja kõik arusaamine areneb kiiremini kui Porkunis omal ajal, kui ma väike olin. Vaikuse maailmas elavale lapsele on väga tähtis, et ta nii paljude tundmatute asjade kohta selgitust saab mõistetava keele, viipekeele kaudu. Kas kurdile on vaja õpetada kõnet? Ma arvan, et seda küsimuse asetust ei pea üldsegi hakkama vaidlustama. Sellepärast, et kui me räägime, et kurt on vähemus siin meie kuuljate ühiskonnas, siis kindlasti temal toimetulekuks on hea, kui tal on vähemal või suuremal määral kõneoskus olemas. Aga kas ainult kõnet? Ei, kindlasti mitte. Sellepärast, et kui me õpetaksime kurdile inimesele ainult kõnet, seega suhtleksime ja annaksime talle pildi maailmast ainult kõnekeele kaudu, siis me limiteeriksime oluliselt tema maailmapilti, tema võimalusi edasisele haridusteele, üldse tema võimalust integreeruda meie hulka. Mis värvi? Kas? Sinine. 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 100 krooni. Mis vanuses võiks kurdile lapsele hakata kõnet õpetama? Kohe algusest peale. Kui on kuulja vanem, siis laps võib istuda ema sülle ja nad võivad otsida, kust tuleb hääl, ta vaatab, et siit tuleb ja panna teinekord käed siia peale ja kui tal on suu lahti ja ta teeb ja siis ema süles saab väga hästi neid asju teha. Tegelikult logopeedi juurde võiks sellepärast tulla, et logopeed siis nõustab ema. Et niimoodi päris, kui laps ise hakkab logopeedi juures käima, see muidugi tuleb hiljem. Aga 3-aastane laps siin lasteaias käib ja me saame temaga küll juba tööd teha. Tal on hääl natuke ära see kõht selle pärast. Sama. Pole kusagil täpselt kirjas, kuidas ja milliste vahenditega peaks logopeed kurdile lapsele kõnet õpetama. Suurem osa töövahenditest tuleb ise välja mõelda.
targalt ära kasutada kõik muud võimalused peale kuulmise. Teil on ehk seda raske uskuda, kuid praegu paneb tüdruk erineva heliga purke kokku käega tunnetatavate võngete kaudu. On sama. Kas sa saad kõikidest inimestest ühtemoodi aru? Ei usu. Mitte päriselt kõik, osaliselt saan aru. Kellega on sul parem rääkida? Oma töökollektiiviga. Kas teil on mingeid probleeme sellega, et üks teie töötaja ei kuule hästi? Probleeme sellega, et ta ei kuule, ei ole küll, sest meie suhtlema temaga täpselt nii, nagu kohati isegi võib täitsa ära unustada, et ta tegelikult ei kuule. Ja selles mõttes... Kas kõik saavad temast aru? Tundub küll nii. Mis te arvate, kas see oleneb ka tahtmisest aru saada? Kindlasti muidugi me tegelikult ju arvestame sellega, et me ei saa Viivega päris niimoodi suhelda nagu teistega, aga ei ole mul ju mitte grammigi keeruline meeles pidada seda, et kui ma Viivega räägin, ma vaatan tema poole, kui vaja, räägin veidike kõvemini ja see on kõik, mis ma tegema pean. Sul Kristiina käib Tartu koolis. Miks sa ta sinna panid? Tema tahtis sinna kooli minna. Miks? Tahtis rääkida. Ta teadis, et ma olin Tartu koolis. Aga kodus sa viipled temaga? Kodus viipleme küll, ka räägime ka. Alice käib tavalises koolis? Jah. Kuidas ta hakkama saab? Väga hästi. Kas sa Alice'ga ka viipled? Enne viiplesime küll Alice'ga, nüüd räägime palju. Ma soovin punase linka. Parandame ära, punast. Ütle veel. Ma soovin punast lõnka. Tubli. Täname teid